tere tulemast Sakulate podcasti, mina olen Mairit ja täna on meil külas Tallinna Lastehaigla toetusfond. Meil on külas Inna Kraamer, kes on toetusfondi juhataja. Tere, Inna! Tere! Ja Lagle Suurorg, kes on Tallinna Lastehaigla pikaaegne lastearst ja kvaliteedijuht. Tere! Tere! Me alustame kohe nendest küsimustest, mis meie kuulajad ja jälgijad on siis küsinud Instagrami ja Facebooki kaudu, kui nad kuulsid, et te tulete meile külla. Esimene küsimus on, et lastega ei tule kaasa mitte mingisugust kasutusjuhendit. Kuidas saaks säilitada kaine mõistuse ja teha vahet, millal tulla lapse murega EMO-sse? Seda oskab vist seda võib-olla pean mina ütlema, jah. Ja. Tegelikult on õpetusi antud nii-öelda haigekassa või praeguse tervisekassa poolt väga palju. Üles on loetud seisundid, mis ja kus ja millal peaks tulema, eriti lapsega, aga see sõltub ju väga lapse vanusest. Mida väiksem on laps, ehk ma ütleks, mida värskem on ema, seda suurem on tema mure lapsega ja ta igasuguse pisikese, peenikese asjakese pärast peab tulema ja ta tuleb ja ta räägib oma muredest ja me püüame neile 24/7 anda abi ja toetada neid, selgitada, milles on asi ja kas on midagi tõsist või ei ole midagi tõsist. Aga nüüd on meil käes gripihooaeg. Ja kui me räägime nüüd gripivaktsiinist lastele, siis mis on teie arvamus, et kas tasuks seda teha või pigem ei ole see neid riske väärt, mis seal kaasnevad? Gripivaktsiini on kindlasti vaja teha. Päris väikestele lastele, alla 1-aastastele juba hakatakse tegema, tehakse siis igal aastal üks kord, eks ole. Ja mingisugused suuri kõrvaltoimed gripivaktsiinidel ei ole olnud. Vahepeal võib olla küll jah, et süsti koht on natuke punane või veidikene valutab või isegi väike palavik võib tõusta. Aga see on see, et organism nii-öelda võtab omaks seda gripivaktsiini, võitleb sellega, et töötab seda ja loob siis nii-öelda immuunsust lapsele. Tõsiseid kõrvaltoimed registreeritud meie majast küll ei ole. Võrreldes näiteks koroonavaktsiiniga on see ohutum näiteks? Ega koroonavaktsiin ei ole ka eriti ohtlikum ja koroonavaktsiini kõrvaltoimed esialgu kardeti väga, sest see on uus vaktsiin võrreldes gripivaktsiiniga. Ja vahepeal arvati rohkem, et on kõrvaltoime, aga tegelikult see on normaalne organismi reaktsioon ühele võõrkehale või võõrvalgule, mis viiakse organismi ja siis sellepärast, et tekivad inimeste tunded, et nüüd on ma hirmsasti haige olen. Vaktsineerimise järgset tüsistusi on suhteliselt vähe, aga koroona puhul muidugi neid on olemas ja nii-öelda nendega ka tegeletakse Ravimiameti kaudu. Kui te saaksite Eesti tervishoiusüsteemis midagi muuta, siis mis see oleks ja miks? Nii, Inna, äkki tahate vastata? Ma ei ole kindlasti tervishoiuspetsialist. Ma olen küll hästi palju tervishoiuga kokku puutunud nende aastakümnete jooksul, aga selleks, et midagi muuta, selleks peab olema ikkagi hästi teadlik kõigest. Nii et mul on natuke raske siin võib-olla öelda. Ma mõtlen ainult seda, et kui ma saaks, siis ma püüaksin tervisekassa poolt hästi kuidagi ladusalt ja operatiivselt jõuda nende eriti uudsete ja innovaatiliste ravimite tasustamiseni, et meil näiteks toetusfondis on päris mitu last antud hetkel 3, 2 süstilise fibroosi ja 1 onkoloogilise ravimiga laps, mida kahjuks haigekassa ei tasusta ja 2 poisi ravim maksab aastas kokku üle 500 000 euro. No seda ei suuda ükski lapsevanem ära maksta. Aga samas sellel ajal, kui nad seda ravimit saavad, on nende elu hoopis teine. Soovite ka midagi lisada? Ma võiksin lisada seda, et tegelikult on nagu lastearstideks ja pediaatria on natuke jäänud nagu tahaplaanile. Kunagi vanasti, kui mina alustasin jaoskonna arstina, siis oli pediaatril oma 1000 inimest ja 1000 last, keda ta pidi hoolitsema ja käima ja ravima, kodudes ravima. Seda kodudes ravimist praegu eriti palju ei ole.
väga harva, kui perearst peab koju minema ja sellepärast on laste EMO-sse tulek oluliselt suurem, kui ta ehk võiks olla. No me peame arvestust selle järele, kui palju on lapsi vaja, keda oleks vaja hospitaliseerida. See tähendab, kellel on tõsised tervisemured ja tervisehädad. Neid lapsi on umbes 20%, ülejäänud 80%, kes käivad, tihtipeale ootavad seal tundide kaupa, et saaks arsti juurde ja tegelikult neil ei oleks olnudki vajadust tulla, aga mure on ka see, et perearstid on meil ka koormatud ja perearsti juurde ei saa ja telefoni teel lapsi ravida ei ole õige. Aga kui te vaatate, teil on hästi pikaaegne kogemus. Ja, 59 aastat. Jah. Mis on mingisugune lugu, mis on teile hästi eredalt meeles, mingisugune imelugu näiteks haiglast või mis on eredalt ikkagi teiega kaasas käinud läbi aastate? No kui ma alustan nii-öelda karjääri algusest, kus ma õppisin laste kardioloogiks, siis ma mäletan näiteks juhtumid, kus siis oli veel Nõmme lastehaigla olemas ja kus me Nõmme lastehaiglasse tuli laps südamerikkega ja südamemuredega ja tal tekkis südameseiskus ja siis me pidime tegema näiteks südamesse süsti selleks, et teda uuesti ellu äratada, süda käima panna ja ma olin värskelt lõpetanud ordinatuuri ja ma olin nii julge, et ma tegin selle süsti ära ja me saime selle asja korda. See on mul eluaeg meeles. Väga tore. Liikudes nüüd laste tervise juurde, siis kuidas on hetkel üldine Eesti laste tervis? Mis on need sellised suuremad probleemid või kuidas te annaksite sellise üldhinnangu? No, kui siin protsentuaalselt hakata välja tooma mingisugust haigusi, siis selle järgi me ei saa ütelda. Loomulikult on kõige raskemad need haigused, mis on onkoloogilised haigused, eluaegsed kopsu- ja südamehaigused, need on rasked seisundid, aga neid on nii-öelda alla 10% populatsioonist. Aga mis on tõesti suur ja murelikkus meil, on see laste ülekaalulisus. Sest praegu on välja antud Maailma Terviseorganisatsiooni poolt, et Eestis iga 3. laps on ülekaaluline ja ma võin siia juurde ütelda näiteks eelmise aasta Tallinna lastehaiglasse pöördunute ülekaaluste laste analüüsi kohta, et nendest lastest, kes on ülekaalulised, 46% on väga tõsised rasvunud. Need tõsised rasvunud tähendab seda, et nad on kaugelt üle selle viimase piiri, mis üldse lapsel võiks olla kehamassiindeksi poolest. Ja see on küll suur murekoht tegelikult ja praegu nimetatakse ju näiteks laste ülekaalulisest epideemiaks. Me ei nimeta rasvunud lapsi, me ei kasuta neid sõnu lihtsalt selleks, et mitte stigmatiseerida lapsi või märgistada. Selle tõttu me räägime ülekaalulisusest alati siis, kui lapse kaal ületab tema normaalsed ealised piirid. Kui me varsti tuleme tagasi ka selle ülekaaluliste probleemi juurde, aga tulles toetusfondi juurde, siis millega te tegelikult igapäevaselt tegelete seal toetusfondis? Kui me räägime sellest, millega me igapäevaselt tegeleme, siis eelkõige me tegeleme hästi palju annetuste kogumisega laste haigla heaks, haigete laste heaks ja läbi selle siis me saame aidata väga paljusid lapsi. Ma juba mainisin ennem 3 last, keda me ravimitega toetame. Me toetame ülekaaluliste laste trenne, suvelaagrit. Samas me toetame ka otse Tallinna lastehaiglat. Möödunud aastal sai Tallinna lastehaigla näiteks läbi meie toetajate endale uue kõnniroboti, mis on ääretult vajalik aparaat ja mis eelmine oli 11 aastat vana. Nii et võt niisuguste igapäevaste asjadega, aga hästi vajalike asjadega. Aga kui suur probleem on ülekaalulisus Eestis võrreldes just muu maailmaga? Et ilmselgelt, nagu te mainisite, siis see on hästi suur probleem, aga kui me võrdleme näiteks naaberriikidega või muu maailmaga? Läti ja Leeduga võrreldes meil ei ole suurt erinevust, aga meil on loomulikult suur erinevus veel õnneks praegu Ameerikaga, sest me oleme siiski vähem ülekaalus kui ameeriklased. Ja samuti on need Portugal, Hispaania, need maad, kus on tegelikult ülekaalulisus laste seas suurem, kui on meie haigetel. Aga hõisata ei ole siin loomulikult midagi, sest me oleme ka kasvutrendis. Ja me ei tea, kui ei suudeta piiri panna ja kui ei suudeta siin imerohtu leiutada, siis 20 aasta pärast hakkame me juba järgi jõudma. Ja, on ennustatud, et aastaks 2025
kui sellised trendid jätkuvad, siis peaks iga 3. laps olema meil väga ülekaaluline. Jah, probleem on ilmselgelt väga tõsine, aga milles see probleem tegelikult seisneb rohkem, kas selles, kuidas lapsed toituvad või selles, kui vähe nad liiguvad? Ma arvan, et see on mõlemad ja see on tähtis on see mõlema osakaal on suhteliselt sarnane, et lapsed liiguvad väga vähe ja toituvad väga valesti. Ja üks asi on valesti, aga teine asi on palju. Et me oleme vaadanud ka, kui meil on siin oma see ülekaaluliste laste trenn olnud ja kui meil on kokku istumised koos lastevanemate ja lastega, siis me oleme katsunud teha niisugused hästi tervislikud snäkid sinna juurde. Ja siis sa vaatad, kuidas need lapsed söövad, et nad ikka hästi palju tahavad süüa. Et nende portsjonite arv, tähendab suurus peaks ikka ka saama õigeks. Aga kuidas on koolitoiduga meil? Kas koolitoit toetab pigem seda ülekaalulisust või ikkagi on normide piires meil Eestis? Kooli ja lasteaia toiduga on nii-öelda teaduskirjanduse järgi võttes mitte kunagi lapsed ei lähe ülekaaluliseks. Aga see koolitoit või lasteaias on erinev. Koolitoit on ainult üks toitudest ja siis tihtipeale on see koolitoit ka selline, mida lapsed ei söögi. Ja siis nad lähevad puhvetisse, siis nad ostavad endale seda head paremat või tulevad siit Maximast läbi ja siis ostavad saiakesed ja limonadikesed ja nii, et see on niisugune harjumusasi, see on võimaluste asi ja see on loomulikult ka kõigepealt peab olema eeskujuks ema ja isa oma toitumisega, oma toitumise korraldamisega ja ka loomulikult ka lapse õpetamisega. Koolitoiduga on õnneks läinud olukord oluliselt paremaks, kui see oli aastate eest. Ja ma arvan, et paljudes koolides ei ole ka enam selliseid puhveteid, kust nii väga saia ja šokolaadi osta saab. Ja nii, et see on paremuse teel õnneks. Kui suur roll on vanematel selles, et te mainisite, et nemad saavad näidata neid harjumusi ette, aga kui palju tegelikult ikkagi peab vastutust see vanem võtma selle ülekaalulise lapse eest? Vastutus on pidanud vanemal, aga muidugi loomulikult me peame ka igal juhul ütlema, et mingisugune protsent ülekaalulisest on pärilik. See tähendab seda, et mängivad oma rolli ka geenid ja kui ka ema ja isa mõlemad on ülekaalulised ja kui nad, ka nende toitumine ilmselt on mitte väga tervislik ja kui see jätkub kodus nii-öelda väikeste lastega ja hakatakse väiksest tillugusest peale andma soolaseid, rasvaseid toite ja suures koguses, siis see laps läheb üsna kiiresti ülekaaluliseks. Nii et keskeltläbi ma olen vaadanud, et eelmisest aastast näiteks, et 2-aastaselt on juba mõne üksik protsent, aga peamiselt hakkab peale kuskil 4-6 aasta vanuselt see periood, kus laps hakkab ülekaaluliseks minema. Ja siis on ka niisugused näitajad, et kui laps on 4-selt ülekaaluline, siis on ta ka 14-aastaselt ülekaaluline ja siis on ta ka 40-selt ülekaaluline. Tähendab, tema harjumus on niimoodi, tema harjumus toituda, tema harjumus söömiseks on niisugune, et ta lihtsalt ei saa järgi jätta. Ja selleks oleks vaja väga palju individuaalseid ja personaalseid sekkumisi. Nii nagu meie oleme siin proovinud 9 aastat teha läbi toetusfondi ja me oleme tõesti saanud häid tulemusi. Aga kõik see, mis tehakse nii-öelda läbi avalikkuse ja läbi populatsiooni või läbi kogu elanikkonnale suunatud nõuannetega, need nõuanded paraku ei jõua inimesteni. Aga mis on need asjad, mida toetusfond päriselt nende laste aitamiseks teeb? No meil on nüüd juba 10. aasta olnud üks 10-päevane terviselaager nendele lastele, et need lapsed on tavaliselt tulnud siis meie endokrinoloogide juurest, kes on saatnud need meie füsioterapeutide juurde. Ja kui neil ei avastata mingit muud haigust peale ülekaalulisuse, siis me oleme nad kutsunud oma laagrisse. Ja 20 last, see 10 päeva siis meil suvitisel laagris on. Ja võt see on nüüd üks koht tõesti, kus võib öelda, et need tulemused on imehead. Aga selle häda on see, et see kestab 10 päeva. Ja siis lähevad lapsed jälle koju tagasi. Et kui me räägime seal 20 lapsest, siis kaalukaotus selle 10 päeva jooksul on üle 80 kilo, üks laps kaob ära põhimõtteliselt. Möödunud aasta näiteks oli nii, et ühel lapsel
kes oli 12-aastane, 126-kilone poiss ja tema kaotas 8 kilo 10 päevaga. Aga seal ei ole mitte ainult toit, aga toit on ka väga tähtis, et toidu retseptid ja täpsed kogused teeb meie haigla dieediõde. Mingeid puhveteid ja kohalikke kauplusi külastada ei saa, see on väljaspool Tallinnat see laager tavaliselt. Ja siis hästi palju liigutakse. Jalgrattasõidud, siis ujumine, see on tavaliselt kuskil mere ääres. Ujumine, mängud, hästi palju pallimänge, no kõige pikemad näiteks möödunud aasta olid jalgrattamatkad 38 kilomeetrit. See on kohustus, et jalgrattas peab kaasas laagris olema. Aga see kõik toimib aga kahjuks jah. Aga mis see laste enda suhtumine on sellesse, nendel laagrid? Nad on väga rahul, nad on kirjutanud meile, joonistanud, nad on kirjutanud meile oma tagasisidet ja väga ilusti ja tänavad väga tore oli. Me teeme pilte nendest ja oleme neid igati innustanud ja tänanud ka neid, kes osalevad hoolega. Üksikud lapsed, kes ei kannata välja ja üksikud lapsed on vahepeal ka nii, et nad 2-3 päeva on ja võib-olla natuke väiksem laps ja siis ütleb, et emme vii mind koju. Aga seda on ikka väga vähe seda on harva, sest üldiselt füsioterapeudid on meil väga tublid ja meil on tavaliselt seal ka vabatahtlikke abilisi, kes oskavad ka nende väiksemate 8-9 aastastega hakkama saada ja laps 2-3 päeva saavad sõbrad. Aga selle juures just ongi see asi, et see ei ole isegi mitte ainult toit ja liikumine, aga see psühhosotsiaalne suhtumine on hästi tähtis, sellepärast, et nendel ülekaalulistel lastel on ju väga raske tavakaaluliste lastega mingeid üritusi ja tegevusi koos teha, sest nad on kohmakamad, nad ei saa, nende võhm on väiksem. Aga seal nad on kõik ühesugused ja mul on nii meeles, sellest vist oli üks paar aastat tagasi, kui oli üks hästi suur tüdruka, kes ütles, ta esimest korda sai endale sõbra selles laagris. See on tegelikult jube kurb, aga nii see kahjuks on vahel. Ja tohtrina ma tahaks ikka ütelda, et nende ülekaaluliste laste elukvaliteet on ikka võrreldes tervetega väga madal. Me oleme aastate viisi uurinud, see on spetsiaalsed ankeedid, ema täidab, laps täidab, eks ole. Ja siis, kui me võime ütelda, et teatud punktid 100 palli süsteemis, normaalsetel tervetel lastel on palle kuskil 88-90, siis meie lastel on ta kuskil 20, 30, 35 ja umbes 25% kõige rohkem me saame erinevate terviseaspektide osas, me saame samasuguse tasakaalu elukvaliteedis, nagu on tervetel lastel, aga enamusel on ikka väga langenud elukvaliteet ja see kajastub ju laste vaimses tervises. Sealt tulevad ju väga paljud suured pahandused muus osas ka. Trenni neid ei taheta, trenni neid ei võeta, nad ei saa käia kusagil rääkimata sellest, et treeningud on tihtipeale ju tasulised, aga ka seal, kus on tasuta ja kus on kõik ilusad kenad peenikesed võimled, siis need lapsed ei saa sinna minna kahjuks. Aga kui palju tegelikult lapsed liikuma peaksid, et seda ülekaalulisust oleks meil vähem, et see, kui me näiteks on korra või 2 nädalas tund aega laps trennis, kas see on piisav või tegelikult ei ole ikkagi? Tegelikult, kui ta meie trennis käib, siis ma loodan, et meie trenni saab tugevalt, aga tegelikult kooli võimlemist või nüüd praegu liiklusõpetust ei loeta koormust andvaks tegevuseks. See on rohkem nagu liikumisõpetus. Iga laps peaks liikuma 5 päeval nädalas, 1 tund korraga ja pulsisagedusega, mis vastab umbes 60% tema maksimaalsest võimesust. Selle me õpetame kõik nendele ära, me ütleme, sa saad ise lugeda, enamusel on kellad ja nutitelefonid olemas, nad loevad oma pulssi, nad saavad teada, siis kui ma neid nõustan, eks ole, siis ma ütlen, et sellise pulsiga pead sina nüüd liikuma iga päev 1 tund. Kuna Lagle nimetas meie trennis, ma räägin võib-olla natuke siia vahele seda trenni juttu ka, et peale neid laagreid me nagu jõudsimegi sinna punkti, et laager on väga tore ja väga hästi mõjub, aga siis minnakse koju ja kõik läheb vana rada pidi. Ja siis me mõtlesime, et me prooviks teha 2 korda nädalas lastele trenni laste haiglas, et meil on all niuke korralik jõusaal, küll hästi väike bassein, aga see bassein ajas ka asja ära. Ja siis me tegime aastaid ka seda. Nüüd me esimest aastat, tänavu aasta pole veel alustanud, aga me veel mõtleme selles osas, et seal tekkis üks probleem
ja see probleem oli selles, et need lapsed käisid väga halvasti kohal. Nad said tasuta praktiliselt käia, see oli neile täiesti tasuta, see tulek, aga võt siin me oleks oodanud siiski vanematelt rohkem jälgimist ja kaasa aitamist sellele, et see laps tuleks vähemalt kohale. Ja kuna nad nii halvasti kohal, just eriti see viimane aasta meil olid, et siis me nagu hakkasime selles natukene kahtlema. Ja mis on hea selles mõttes, meil ju on füsioterapeudid töötavad ka päevasel ajal lastega, eks ole, teevad treeningud ja sa 10 korda, 12 korda laps saab käia, aga meie tunnid kõik olid peale tööd. 4 kuni või peale koolitööd ja peale emade tööd 4 kuni 6. Ehk siis tegelikult ikkagi see on see koht, kus lapsevanemad võiksid teha selle lükke ja tuua lapsed sinna kohale. Aga kui palju on, mis on ikkagi sellised väiksed asjad, mida võib-olla lapsevanemad, kui nad näevad, et see probleem alles hakkab tulema lapsel, siis kuidas julgustada neid lapsi näiteks trenni minema, kui teised võib-olla on nendest peenemad, teised on nendest kiiremad, siis kas on mingid nipid, kuidas ikkagi seda probleemi ära hoida, enne kui see probleem läheb liiga tugevaks? On ikka seda, kui meie alustame oma lastega tööd, siis arst hindab umbes 1,5–2 tundi last. Me räägime perekonnaga, me räägime lapsega, me räägime vanemaga, me teeme eesmärgid, meil on omad kindlad punktid, et mis on teie eesmärk, mis teie peres just oleks vaja, on teil vaja muuta söömist, on teil vaja muuta liikumist ja mingid muud asjad, eks ole. Ja see nimetatakse niisugune nagu motivatsiooni hindamiseks ja kui ma saan teada motivatsiooni, kuidas emal on ja kuidas lapsel on, siis tihtipeale on nii, et emal on ka niisugune 3/3, eks ole, aga lapse motivatsioon tihtipeale on veel madalam. Ja siis on väga palju vaja seletada, selgitada ja rääkida ja toetada ja innustada neid, et te saate hakkama, tulete. Ja kuna meil iga nädal kaalutakse lapsi üle ja mõõdetakse lapsed üle, eks ole ju, ja antakse vanematele tagasisidet, et kuidas nüüd on läinud. Ja teate, kui õnnelik laps on, kui ta on kaotanud oma 0,5 kilo, mis ta pidigi kaotama. Nii et niisugune hea elamus on see, mis innustab neid seal käima ja mõned käisid ikka väga tublisti kohal ja mõned ka kaotasid ikka 60%. Me saime nende aastate jooksul, mis me oleme üle vaate teinud, oleme saanud just positiivsed tulemused, mis on võrreldes populatsiooni strateegiaga või ütleme niimoodi, et rahvale suunatud asjadega ja projektidega ikka väga palju parem, sest tavaliselt hinnatakse rahvale suunatud projekti umbes 5%, kui me saame positiivseid tulemusi, kui küsitakse ja vaadatakse. Aga see on nüüd natuke teaduse moodi. Aga toetusfondi puhul palju tegelikult on Eestis püsiannetajaid, et kas see kõik pigem liigub sinna jõulude aega, kus inimesed tahavad natukene head teha ja annetavad või on ikkagi need ka, kes tegelikult kogu aeg enda panuse annavad? Palju üldse on Eestis, on mul vist raske öelda, seda peab Maksuameti käest küsima. No mitte täpselt, aga kuidas sellepärast, et tänapäeval annetuselt saab ju tulumaksu osa tagasi, nii et inimesed on suhteliselt teadlikud selles osas ja see on ka õige, et niimoodi inimesi innustatakse ka oma panust andma. Aga meil on annetajaid üle 10 000 ja nendest ma arvan circa 7000 kindlasti on püsiannetajad. Ja see tähendab nüüd seda, et see ei ole sugugi enam ainult jõuluaja annetus, et see on niisugune läbi aasta pidev annetus. Et need summad ühekordse annetusena on väiksemad, aga aasta jooksul teevad need summad juba korraliku summa. Ja neid inimesi, püsiannetajaid tuleb järjest juurde. Aga mis loomulikult on nii, et jõuluajal siis tuleb niisuguseid ühekordseid annetajaid ka kindlasti. Ja jõuluajal on veel see, et paljud firmad, ettevõtted on läinud nüüd seda teed, et nad ei tee enam oma kliendikingitusi ja nii edasi, vaid selle asemel siis oma töökohas siis räägivad läbi, vaatavad, keda nende töötajad pakuvad ja teevad siis mingisugusele organisatsioonile siis annetuse selle asemel. Aga kui palju on, näiteks palju on sellel firmal, kes annetab siis endal ka
sõnaõigust, et kuhu see raha läheb, kas ta saab ise valida, mille andeks? Absoluutselt. Meie kodulehel on meil ka see soovide nimekiri üleval ja meil on, eks ju, 2-3 suuremat projekti, on siis see mõne lapse toetuseks või on see siis näiteks siin oli see kõnnirobot, eks ju, ja siis väiksemaid ka selles suhtes, et isegi kui meil ei ole seal nimekirjas mõnda võib-olla osakonda, ma ei tea, traumatoloogiat näiteks hetkel või kedagi veel, siis kui inimene meile kirjutab või firma ütleb, aga me tahaksime toetada seda osakonda, siis absoluutselt me arvestame sellega ja sinna see ka läheb. Igal juhul ma olen aru saanud, et toetusfond on üks ainuke organisatsioon, mis on niimoodi aastaid juba selle ülekaaluliste lasteprojektiga tegelenud. Ainukene. Ja ainukene. Ja heategevatest organisatsioonidest kindlasti ainuke. Igal juhul hästi tänuväärt töö, aga üldse laste tervishoius töötamine on kindlasti stressirohke, on raskeid lugusid näiteks, mis jäävad südamesse, et kuidas te leiate sellises valdkonnas töötades selle tasakaalu endas, kuidas te suudate ikkagi olla empaatiavõimelised ja kaastundlikud pärast kõiki neid aastaid? No eks meil nii-öelda juhtkond püüab ju teha kõik, et saaks natuke toetada meie inimesi. Meil on olemas töötervishoiuarst, meil on olemas hingehoidjad, et kui vaja on, meil tehakse supervisioone töötajatele, kas osakondade kaupa või üksikisikule, kes elab üle mingisuguse raske juhtumi või isegi ütleme lapse surma näiteks. Ja siis on niisugused asjad. Ja loomulikult niisugused ühised üritused, ühised koosolemised, ühised soovide andmised ja meil on väga avatud juhtkond praegu küll. Ja nii, et saab ütelda kõike, mis me tahame. Aga ma tahan öelda, et kindlasti ilma empaatiavõimeta on seda tööd väga raske teha. Et need inimesed seal kaua vastu ei pea. See lihtsalt peab sus sees olema. Aga samas liiga palju vist ei saa võtta neid negatiivseid juhtumeid endale sisse. Jah, see on ka õige. See on ka õige. Mina alati imestan meie onkoloogia osakonna arste, õdesid, et nad näevad seda valu ja kogu seda lastevanemate muret ja kõike iga päev, aga nad samas suudavad ikkagi jääda alati kaine mõistusega ja teha otsuseid nii just, nagu neid on vaja teha. No ja õnneks meie kõikide õnneks meditsiin ja teadus liigub väga ruttu edasi. Võrreldes sellega, kui ma alustasin tööd aastal 66 ja tänane päev, need on nagu öö ja päev. Et selles suhtes on ka hästi tore, mis ma just enne ütlesin, et Tervisekassa tuleks ka nende uute ravimitega kiiremini järgi, sellepärast, et sellest sõltub paljude laste elu. Et kui ta saab juba täna seda ravimit, mida võib-olla Tervisekassa hakkab maksma alles 2-3 aasta pärast, kui siis, et siis võib talle juba olla see hilja. Ehk siis tegelikult teie annate enda panuse selle algatuseks ja siis edasi ikkagi on lootus, et Tervisekassa panustab sinna. Sellepärast, et Tervisekassa selleks, et see oma hinnakirja panna, tahab näha ka positiivseid tulemusi. Ja kui meie suudame aidata ja neid positiivseid tulemusi näidata, siis tuleb see ravim ükskord siis ka hinnakirja. Kuidas saavad kuulajad ja vaatajad kõige lihtsamini panustada toetusfondi aitamisse? No, kui tekkis soov ka annetada, siis läbi meie kodulehe toetusfond.ee on olemas koht anneta ja sealt saab siis valida endale sobiliku viisi, kas on siis ühekordne või püsiannetus või rääkida oma töökaaslastega läbi. Kahjuks toimub meil natukene vähe niisugusi üritusi, kus me ootaksime kedagi kaasa lööma, aga vahel on siiski niisugust vabatahtlikku jõudu ka vaja. Nii et võib meie poole pöörduda. Toetusfond.ee on meie niisugune üldaadress või siis läbi meie kodulehe, seal on ka võimalik otse saata meili. Ja, suur aitäh teile, et te tulite. Kindlasti väga-väga oluline teema ja ma loodan, et kõik, kes kuulasid ja vaatasid ja teil tekkis tunne, et tahate anda enda panust, siis kindlasti
toetusfond ootab teie annetusi ka. Aitäh, et te tulite. Aitäh. Ja aitäh kõikidele kuulajatele ja vaatajatele ja näeme juba järgmises episoodis. Tšau.